Tundub, et me oleme ideaalselt graafikus olnud ja väga õigeaegselt annan sõnajärje üle Gert Kasele, kes on Eestis tuntud kui õigekirja gurmaan ja ta täna räägib meile siis kommunikatsioonist lihtsas keeles. Palun, Gert. Tervist! Ma nii väga ei keskendugi kommunikatsioonile lihtsas keeles, see on selline võib-olla huvitav pealkiri rohkem, aga ma räägin sellisest ühest suurest mõttest, mis mul on eesti keele ja nii-öelda keeleõppega ja meediakasutuse ja kommunikatsiooniga selline läbipõimunud mõte. Et võib-olla tänastest esitlustest on see kõige vähem praktiline, aga ma loodan, et see nii-öelda on selline vajalik tõuge, et saada mingid mõtted käima. Et nagu Heidi ütles, siis ma igapäevaselt teen Instagramis sellist lehte nagu õigekirja gurmaan, aga tööalaselt siis nõustan peamiselt kaubandusettevõtteid turunduskommunikatsiooni osas Meta Advisoris. Ja siis sellest õigekirja gurmaanist rääkides on siis selline lehekülg, kus ma jagan peamiselt Eesti Keele Instituudi soovitusi Instagramis, mis on siis ütleme sellised kogenud või isegi kõrgtasemel eesti keele valdajale põhiliselt suunatud, mis siis näiteks üks näide siin on, et tuimastusvahend on tuimasti, mitte tuimesti, sest see tuleb sõnast tuimastama. Ehk siis see on selline hästi juba päris keeruline filoloogiasse kalduv nii-öelda mõttekäik, kuidas keelt kasutada. Aga kuna keel pakub hästi paljudele huvi ja ta on selline lihtsasti seeditav ja kättesaadav sotsiaalmeedias, siis tegelikult on sinna kogunenud ka tubli hulk, täitsa mõned välismaalased, kes soovivad keelt õppida. Aga minu vaade on see, et see tegelikult ei ole kõige parem viis alustada keeleõpet selliste sõnadega nagu tuimasti ja tuimesti erinevus, et ilmselt on natukene teisi vahendeid ja viise selleks tarvis, et näiteks hiljuti kirjutas mulle üks korealane, kes hakkas eesti keelt õppima ise ja küsis nõu, et mida teha ja kuidas, sest nii-öelda see oli niisugune hea lihtne kanal ja ta jõudis sotsiaalmeedias selleni ja tahtis siis nii-öelda täiendavat tuge eesti keele õppimisel. Et kaks mõistet täpsemalt, mis võiks eristada, on arekeel, millest ma kohe räägin natukene lähemalt ja siis on olemas selline mõiste nagu selge keel. Et selge keele puhul on oluline, et see sõnum oleks hästi selge ja arusaadav, seda nii ülesehituse poolest kui ka tegelikult keelekasutuse poolest, et seal näiteks ei oleks kantseliiti ja liiga palju slängi, et see nii-öelda on selline toimetamise suund. Eestis näiteks antakse välja selge sõnumi auhinda, mis siis tunnustab nii-öelda hästi arusaadavaid tekste ja keelekasutust. Aga arekeel, millest siis mina räägin, on tegelikult lihtsustatud keel, võib seda öelda. Selle mõiste taga peitub selline mõte nagu lihtsustatud keel, et see tähendab siis, et nii-öelda sõnavara ja ka keelekasutus on arusaadav erinevatele inimestele, kes võib-olla ei suuda või veel ei ole valmis sellisel tasemel või näiteks kiirusel teksti omandama. Selleks võivad näiteks olla mingid erivajadused, aga need võivad olla ka keeleõppijad, kes nii-öelda ei ole veel sama sõnavarani jõudnud või siis vajavad natukene pikemat mõtlemisaega. Et sellised näited välismaalt, mis ma olen vaadanud, on selgouudised, mida Soome Rahvusringhääling teeb, kus siis on igapäevased uudised lihtsustatud keeles, mis on siis põhiliselt välismaalastele ja keeleõpetele suunatud. Ja teine variant on siis selline asi nagu Simple English Wikipedia, mis tegelikult on hästi hea ja selge ülevaade ka võib-olla eestlastele, kes väga hästi inglise keelt ei räägi, aga soovivad mingeid artikleid Wikipedias lugeda, et nad on siis lihtsustatud. Nii palju, kui ma praegu juba uurinud olen, siis inglise keeles on välja valitud selline komplekt 750 sõnast, mis peaks olema juba algajale keelekasutajale nii-öelda tuttav ja võimalik kasutada, et see koosneb muuhulgas näiteks 600 nimisõnast, mis on
sellised tihedamini kasutatud nagu account ja addition ja adjustment, advertisement ja nii edasi. Et neid siis kasutada ja siis see peaks olema paljudele juba lihtsasti arusaadav. Et selline see umbes välja näeb, need selgeuudised, et nad on tõesti hästi lihtsasti arusaadavad ja keeleõppijale tegelikult hästi kasulik. Mis minu mõte on, et sellist sarnast asja võiks teha ka Eestis, eesti keele baasilt ja tehagi sellise nii-öelda meediaväljaande stiilistada, et seda ühelt poolt oleks võimalik nii-öelda eesti keele ja kultuuriga seostada, aga teiselt poolt ka sellise laiema ühiskondliku sidususega, et seal kindlasti on hästi palju erinevaid sihtgruppe, mis tuleb näiteks Eesti puhul on venekeelne elanikkond, kellele see kindlasti võiks ka sobida, aga ka üksite väliseestlased või keeleõppijad, uusimmigrandid ja nii edasi. Et tegelikult see minu arust on hästi põnev mõte, et seda saaks teha hästi erinevatel viisidel, kasutadaski sotsiaalmeediat rohkem, kasutades võib-olla sotsiaalmeedias influencere, võib-olla laiemalt mingeid teemasid just noortele arusaadavamaks ja kättesaadavamaks teha, et see oleks hästi selline huvitav võib-olla väljakutse või mõte, mida teha. Aga seda veel ei ole. Aga kuna ma ise õpin Tartu Ülikoolis magistratuuris, siis ma olen seda teemat nii-öelda natukene juba uurinud ja käsile võtnud ja võib-olla kirjutan enda lõputöö sellel teemal, et kindlasti need esimesed sammud, mis ma praegu vaadanud olen, eeldavad siis, et see nii-öelda sõnavara oleks paika pandud, et kas need on siis 750 sõna või on neid rohkem või vähem, et näiteks Eesti Keele Instituudi selle sõnaveebi juures on ka olemas keeleõppija sõnaveeb, kus on lihtsustatult need sõnad olemas, et võib-olla mingi selline analoog, et seda oleks võimalik nii-öelda keele struktuuriliselt teha ja võib-olla ma loodaks, et järgmisel aastal midagi saaks juba testida või katsetada või midagi teha või mõelda. Vot, selline mõte mul on ja täpsemalt ma tegelikult ei oskagi rääkida, aga kui teil on mingeid mõtteid või kommentaare sellega seoses, siis võite kindlasti ühendust võtta ja võib-olla saame selle kunagi teoks teha. Aitäh!